tere, ma polegi nii ammu kaamerat käes hoidnud, et ma enam ei tea, kuidas seda teha. Aga täna meil on mainitud, et inimesed tahaks teada, kui palju me ajast maas oleme. Ja meil on täna 2. august 2025 ja me sõidame Hannesega Sydney poole. Ja miks ma üldse võtsin jälle vlogikaamera kätte, on see, et vähemalt hetkeks ma lõpetasin töö ja lähen Taisse sõbrannaga. Siin on ka mingid agad, et Tai ja Kambodža tülitsevad on ja neil on seal mingid sõjalised olukorrad kuskil piiri ääre peal, et tekitab natukene pinget. Aga jah, meil selline graafiku muutus on toimunud meil, et siis just täpselt enne minu reisi ma lähen esmaspäeval minema, täna on laupäev ja tekkis see nädalavahetus ja täpselt nagu puhkepäevad ja siis mõtlesime, et äkki lähme Sydneysse koos, et siis Hannes saab mu justkui nagu ära viia ja saame ka Sydneys toredat aega veeta. Et siis lähmegi praegu koos Sydneysse ja hiljem Hannes sõidab üksinda kahjuks tagasi, sest Hannes otsustas veel edasi töötada ja mina kohtun oma sõbrannaga, kes tuleb Eestis, keda ma panen 1,5 aastat, kohtun temaga Tais. Et võtan teid sellele teekonnale kaasa. Sajab meeletult vihma ja me sõidame kuskil 500 kilomeetrit Sydneysse ja terve see tee vist sajab ja Sydneys sajab ja seal, kus me elame, sajab. Nii et tuleb väga meeldiv nädalavahetus. Nii siin DFO parklas reisis oli aja maha seljakoti reisi ja 2 seljakotiga. Nii, ma saatsin Hannese juba mingi paar tund tagasi ära. Ma olen üritanud endale aega parajaks teha mingites kaubanduskeskustes, aga no tegelikult, kuna ma ei taha hetkel mingi väga osta ka, siis suht selline nagu peata kana, käin ringi, üritan nagu mõelda, et mul on põnev, lahe. Et hetkel ongi selline olukord, et ma olen juba suht nagu hädas omadega, sest kott on nagu ausalt öeldes raske, et ei jaksa nagu selle kogu aeg kõndida. Tegin korra söögipausi, istusin ja siis kotti selga tagasi panna ja eriti ebamugav, aga pole hullu. Ja jah, praegu on kuskil kesklinnas ja praegu on selline olukord täpselt, et ma mõtlen, ma võin varem minna lennujaama, aga praegu, kui ma läheksin lennujaama, siis mul oleks ikkagi umbes 2 tundi selleni, kui ma saan oma bagasi ära anda. Ehk lennujaamas on ka nii palju inimesi nagu möllamist, et ma ei teagi, mida ma teen. Ma olen juba hädas omadega ja siis mul on nagu 2 kotti, ja kui mul on palav ja siis ma võtsin jakki ära ja nüüd mul on külm, aga see jakki peale tagasi panna on nii tüütu, nii et ma ei tea, vaatab. The train on platform 23. Nii, igal juhul ma siis vahepeal passisin lihtsalt kuskil pargis, lõin aega surnuks, milline elu tavaliselt on just igale poole kiire, aga näete, sain nüüd aega surnuks lüüa ja sellega ei probleeme. Peamiselt probleeme siis sellepärast, et mul on need pagasi minuga ja olen jõudnud lennujaama, mul on vist tund aega vähemalt veel ja tund aega peaks veel olema, kuni check-in avatakse. Ma tegin tegelikult telefonis ära, aga pagasis saan siis ära anda. Ja hetkel otsingi, kus minu gate võiks olla. Juhu, ma olen kohale jõudnud. Jõudsin Bangkoki, kõik lennud on mega hästi läinud, kõik on täpselt läinud, isegi natukene varem me jõudnud. Lennud, lihtsalt ongi kitsas on, see on ainus probleem. Aga viimase lennus ma ka ikka tukkusin, see oli mingi 2,5 tundi lend nagu nii, et aga enam sellest tukkusin, seal magasin. Nii et super ja loodan, et siit välja see on ka ilma probleemideta. Ei tohiks olla midagi, et mul on kõik online arrival-kaardid tehtud ja särki-värki. Nii et jah. No nii, ma olen nüüd peale mingi paari tundi või peale 5 tundi umbes tagasi lennujaamas. Tulin oma sõbrannale vastu, Meljukale ja siis loodetavasti me saame kuskil koos süüa. Ma kardan, et tal on kõht täis, sellepärast et ma arvan, et tema lendude peale anti süüa. Minu lendude peale ei antud mitte midagi süüa. Ja et jah, ma olen natukene varem isegi kohal, ma väga kartsin, ma ei jõua, aga ma käisin ruttu kodus, ruttu pesin puhtaks ja tõin siia. Aga tegelikult mul on üks asi, mis ma tahtsin rääkida, et kohe, kui ma lennujaamast läksin hambaaarsti juurde
ja ma olen selle juba Eestis välja vaadanud ja kui keegi peaks, inimesed käib rohkem ju Tais kui näiteks Austraalias, ma väga soovitan sellist kliinikut nagu BDMS vist, Wellness Clinic, seal on üldse ülipalju, siis on mingi full health panel, mingi testid teha niimoodi. Aga ma läksin hambaarsti juurde, sest pikemini jälgib võib-olla teavad, äkki ma rääkinud, ma ei tea, mul tekkis mingi hetk eelmine aasta Austraalias juurepõletik, mida ei varem juba ravitud ja siis ma mõtlesin, et äkki ma saan siin see korda teha. Ma ütleks, et tegelikult see ei ole nagu väga odavam, võib-olla läksin selles ja ma valisin väga-väga sellise kalli uhke luksusliku kliiniku, aga tahtsin hea kliinikut ja ma nagu selle esiteks ta rääkis täpselt sama juttu, mida rääkis mulle Austraalias arst ja teiseks ma arvan, ma olin tund aega, mul tehtigi nagu lihtsalt selline konsultatsioon ja väga-väga hea konsultatsioon, et ma nagu väga-väga soovitan, ma sain targemaks, ma saan selle põhjalt siis teha enda otsused ja mitte midagi surutud peale, väga meeldiv õhkkond, väga-väga sõbralikud kõik, nii et kui keegi peaks tulema kunagi Taisse ja on vaja hammastega midagi teha või tahate lihtsalt minna oma tervist testima või kontrollima, siis väga soovitan BDSM või midagi sellist. Leiate üles selle igal juhul, kui guugeldate, nii et soovitan. Ma siis jagan ausalt ka seda, kui igasugused lollusi juhtub enda tähelepanematusest. Läksin mina siis rõõmuga enda sõbrannale vastu, kiirustasin täiega loomulikult kodus, et ruttu pesus käia ja minna talle vastu. Ja lennujaama mõtlen, et miks ma ei näe nagu tema lendu kohale saabunutust. Okei, nagu kõik tundus, et see on nagu AirAsia nagu lennukid, äkki nagu selle pärast. Ja siis küsisin, kas see on ikka international nagu airport ja international. Siis vaatan, nagu see ei ole üldse sarnane sellele, kui mina nagu jõudsin, aga see nägi mingi teine nurk kui mida iganes, teine terminal, et otsin nagu õiget terminali. Ja siis lõpuks, ma ei tea, mingi peale 20 minutit edasi-tagasi jooksmist ma sain aru, et ma olen vales kohas. Ma olin vales lennujaamas, üldsegi nagu nägin siis seda lennujaama nime ja siis ma olen mingi, mis asja. Taksojuht tõi mind valesse kohta, kus mõtlesin, on ju. Siis ma ta ei saanud tuua, siis ma vaatasin kogu aeg, kuhu ta viib mind, nagu miks ta peaks mind valesse kohta viima. Ja siis ma sain aru, et arvatavasti mis kogemata panin airport sisse ja ei valinud seda õiget või midagi, nii et sõitsin lihtsalt mõttetut aja maha, aga nüüd räägin sõbrannaga. Nii, see on meie kodu tänavast kohe välja. Vaatasime, et väga palju inimesi on sellises kohas. Tundub nagu Korea barbecue natukene, aga me ei tea üldse midagi me teeme siin. Ja see on see jälle buffet stiilis, mingi värk. Ma ei tea, lihal on nagu selline kallerdis. Ja siin on mingi, ma ei tea, mis asi. Mingid asjad veel ja meid vaadatakse nagu kahte lolli. Me lihtsalt arvasin, et võtab limonaadi, aga tõeb välja, et see limonaad on 13 olli. Nii, täna on meil teine päev, hommik Bangkokis ja eile siis me käisimegi massaažis veel, ma ei tea, kas ma vloogisin seda. See oli väga mõnus, see oli selline asi, mis me tegelikult juba enne reisile tulekut rääkisime, et nagu võiksime teha, et pikad lennud olnud ja et oleks nagu mõnus. Ja siis nüüd me lähme The Grand Palace'isse, mis on siin väga-väga kuulus tempel. Selline ilus kuldne, maksad ka hingehinda, arvatavasti selline turistilõks, aga ma nagu olen selline, et nagu mingis mõttes nagu turistivärgid, nagu need on mingis mõttes põhjusega turistikohad on ja teises mõttes nagu, ma ei tea, võib ikka ära proovida ja käia vaadata. Et kui ma internetis vaatasin, siis on mingi 500 bahti, ma ei mäleta, palju see eurot see oli. Sa mäletad? Okei, ma ei tea, mingi 15 eurot äkki. Suvaliselt ütlen praegu. Keegi võib parandada, kes teab paremini, aga jah. Igal juhul sellised plaanid, võtan teid kaasa. Ja me täna mõtleme, et me lähme siis ühistranspordiga. Ma olen nagu üritanud guugeldada, kuidas seda piletit osta, pole väga leidnud asjalikku informatsiooni, nii et vaatame kogemist omal nahal.
train. Üks minu go-to toite või asju, mida ma tahtsin kindlalt Tais süüa. Ma olen söönud ise teinud ja siis kuskil restoranis võtnud, aga sain selle 100 bahti eest ehk siis mingi $4, $5 eest. Mega hea. Yummy! Nii, 3. päev ja bussiga sõidetud, mingi lühike ots läks meil hetkel 2 peale 30 bahti, mis on, ma ei tea, euro äkki. Midagi sinna kanti, nii et jah, suht hea hinnaga. Ja suht lihtne ka, et seal on eraldi inimene selle jaoks, kes siis vaatab. Tulime siis fried chickenit sööma. Mul üks Tai sõber väga soovitas. Riis toodi kile sees ja isegi alla ümber. Väga raha vastu ei taha võtta, aga paari korraga ikka võtab tavaliselt. Lähme täna siis kohkama Tai kööki, et hetkel lähmegi turule, kus pidi olema locals hinnad ja asjad ja siis pärast lähme tuk-tukidega vist lähme kohkama, teeme igasugust huvitatud asju, eks ma üritan näidata, mis me teeme, nii et väga-väga põnev. We've spoken for weeks and so much has changed. I've been feeling the pieces, but I still can't find my place. You thought you knew me well, but there's one thing I didn't tell you. I'd rather take the blame 'cause it's easier than living without you. Without you, yeah, I hide my head in shame 'cause it's easier than living without you. Without you, swallow my pride and leave all the bad things behind us. Yeah, I'd rather take the blame 'cause
silence is worse. The clouds started laughing when I said let's make it work. Alright. So how are you doing? Are you sleeping at night? 'Cause I've been awake for days. No, I'm not giving up this fight. Oh yeah. You thought you knew me well, but there's one thing I didn't tell